Tallinn on ajaloos alati olnud kindluse linn ja tegelikult on Tallinn algusegi saanud linnusest ja kindlusest. Tallinn on hästi hakkama saanud kõiksugu vaenlastega. Need on ikka ära tõrjutud ja Tallinna kõrged tornid ja müürid on ära hirmutanud vaenlased, mõned suisa nii, et ei ole nad sööndanud ligigi tulla. Tallinlased on väga hästi hakkama saanud ka sellise tüütu ja palju kahju tekitava nähtusega nagu tulekahjud. Kuid on üks vaenlane, millega ei tallinlased ega linlased ka mujal Euroopas hakkama ei saanud ja see on katk. Katk külvas surma ja ei paistnud halastavat kellelegi. Eks seetõttu arvatagi, et ta on kõige kõrgema karistus. Jumala vitsad patustele. No mõni arvas ka, et on saatana kätetöö ja nimetati teda ka halvaks õhuks. Praktiliselt iga põlvkond tallinlasi sai seda hirmsat katku tundma. Kui katka lahkus, tuli ta alati tagasi. Kas 5, 7, 10 või 20 aasta pärast. Viimane kord jõudis katk Tallinna 1710. aasta suvel ja see sepistas tugevasti terve linna saatust. Järgnevalt räägime, kuidas tallinlased katku ajal elasid, surid, kuidas nad katkuga võidelda püüdsid. Pole raske ette kujutada, et eriti ränk katsumus linnale oli see, kui kohale jõudsid mitu häda needuste viletsust. Sõda, piiravad vaenlased, nälg ja seesama katk. Nii on olnud Tallinnas 3 korral. 2 korral 16. sajandil olid tallinlased tõelised sangarid ja tõrjusid vaenlased, tõrjusid nende pommid, rünnakud ja isegi elasid katku üle. 1710. aasta suvel aga paistis olukord ikkagi väga räbal. Linn oli ümber piiratud 20 000-lise venelaste armeega ja linnamüüride vahel möllas katk, mis niitis iga päev inimesi 10 ja 100 kaupa. Oleme siis Kikendi Köki kindlustuste muuseumis ja siin te näete siis väikest linnamakette, näete väravatornidest, mida kahjuks enam ei eksisteeri. Samuti ka alllinn, kõik kaitsetornid ja siin Raekoja platsis asus ka ja asub siiamaani Rae apteek, Tallinna kõige vanem apteek siis. Ja väidetavalt Rae apteekist algas üks katkuepideemia, oli siis aastal 1580 Liivi sõja ajale. Ja siin meil on siis väikene nurgakene, mis räägib karistusviisidest, mis Tallinna vanalinnas eksisteerisid. Näiteks inimesed, kes seadust murdsid ja rikkusid pisivargusi, korda saatsid, nemad siis pandi kas häbiposti, häbipinki või siis kaaki. Pandi siia kinni. Ja üldjuhul rahvas väga käis vaatamas, linnarahvas karistust, kuidas inimesi karistati avalikult, sest et usuti, et kõik sõjad, katkud, epideemiad, mis keskajal ja varauusajal linnu laastasid, oli Jumala karistus linnale nende patu elu pärast. Seega igasugune siukene patustamine, kurjategemine oli äärmiselt rangelt karistatav. Ja nüüd me oleme siis oma ekskursioonil jõudnud põhiteema juurde.
see on siis katk. See tegelane siin on katkutohter. Et keskajal ei tuntud päris täpselt, et mis haigus on katk, kust see tuleb. Tuli väidetavalt Hiinast, levis katk Euroopasse, sealt Euroopas levis edasi madalmaadesse, Prantsusmaale, Itaaliasse ja lõpuks ka Baltikumide aladele. Ja sellised eraldi huvitates kostüümides olid katkutohtrid. Tavaliselt olid nahast kostüüm, see oli veel rasvaga ülemääritud. Maski eesmärk ei olnud mitte ainult seda, et hirmutada, vaid maskil oli ka oma kindel otstarve. Kuna usuti, et haigus levib halva õhu kaudu, halbade lõhnade, miasmide kaudu, siis sinna katkutohtri noka sisse pandi hea lõhnalisi maitsaineid näiteks lavendlit, näiteks kaneeli, piparmünti, küüslauku, sibulat, kõike pandi siia, kuna usuti, et see lõhn siis peletab või blokeerib ära haiguse. Ja üldjuhul linnad, kus katkuepideemia möllas, need linnad tellisid ka endale katkutohtri. Samuti ka katkust rääkida kui nii palju, et kui osad katkutohtrid ja inimesed nii heade lõhnadega, miasmidega siis uskusid, et peletavad haigust eemale, siis mõned inimesed meeleheites ja paanikas läksid nii kaugele, et lausa sõnnikuga määrisid ennast üle halvad, et halva lõhnaga halba eemale peletada. Et meeleheide paneb inimesi vägagi kummaliselt käituma. Tähtis asi on ka see, et kui tuua paralleel vana keskaegse maailma ja siis meie tänapäevase olukorraga, siis kui tänapäeval on karantiin 12 või 14 päeva, 2 nädalat, siis keskajal, kui katkuepideemia möllas, kestis karantiin 40 päeva. Ja see tuli piiblist. Näiteks 40 päeva Jeesus oli kõrbes. Näiteks sellest tuli see, et vägagi usuga oli seotud ja Itaaliast sai alguse üldsegi see 40 päeva reegel. Et 40 karantiin tuleneb siis quarantino, et 40, sellest tuleb siis see idee 40 päevast. Siin kohas te näete epitaafi. See on Tallinnast pärit Kiviraidur Arend Passeri poolt loodud epitaaf. Ja see on pühendatud 1602 ja hiljem ka 1697 aastal nälja- ja katku hädaohvritele. Rootsi ajal käis mitu näljaepideemiat, näljahäda üle Eesti. 1602 kuni 1604 oli kõige räigem ja sellest on kõiksugused kroonikad kirjutanud, kui koledasti kõik läks selle epideemia ajal, see näljahäda ajal, kuidas terved linnad, külad, asulad olid inimtühjaks muudetud, siin on täpselt igasugustest koledustest juttu, et kuidas söödi kasse, koeri, hobuseid näljast hullunud inimeste poolt ja isegi praktiseeriti kannibalismi. Et kroonikad on välja toonud, kuidas emad ja isad on oma enda lapsi näiteks söönud või vastupidi, lapsed on oma ema või isa, kes on nälja tõttu ära surnud, neid söönud. Et äärmiselt kole aeg. Sõjaga käis alati kaasas ikaldusega, näljaga muutub organism nõrgaks ja kui on organism nõrk, siis on see vastuvõtlik kõiksuguste haiguste vastu. Ja see epitaaf on siis pühendatud näljahäda ja katku ohvritele nendel aegadel. Nüüd me oleme jõudnud Tallinna katku ajaloo viimase vaatuseni. Lisaks sellele, et Eesti aladele jõudis sõda ja Vene väed, enne seda juba Tallinnasse hakkas ka katk oma laastustööd tegema.
oli august 1710. Tallinn oli ümber piiratud Vene vägede poolt, 22 000 sõdurit ja linna sees kaitsesid Rootsi garnisonis 4000 sõdurit Tallinnat. Lisaks sellele ka katkuepideemia möllas linnas. Me oleme hetkel bastioni käikudes ja kuna meie bastioni käikude alt jookseb läbi veekanal, mis varustas Tallinna linna veega, siis Vene väed tegid sellise trikki, et katkestasid veevarustuse linnaga. Ja see muutis katkuepideemiat ja kannatusi veelgi laastavamaks. Pärast 6 aja pikkust piiramist Rootsi garnisoni komandant ja Tallinna raad otsustasid linna ilma võitluseta anda Vene vägedele. Pärast 6 aja pikkust piiramist oli umbes 15 000 inimest Tallinnas katku tagajärjel surnud. Sinna hulka ka suur osa Rootsi garnisoni sõduritest. Kes ellu jäid, neil lasti lahkuda Tallinna sadamasse Vene vägede poolt. Ja 1710 aasta tähistab aega, kui oli viimane katkuepideemia ja samuti ka, kui Eesti alad läksid Vene tsaaririigi kontrolli alla. Oleme siin 17. sajandi lõpus rajatud Ingeri bastionil ja meie all on praegune Vabaduse väljak. Aga 14. sajandi teisest poolest kuni 18. sajandi alguseni laius siit Harju väravate eest kuni peaaegu praeguse Roosikrantsi tänava ja Pärnu maantee ristmikuni ja arvatakse ka, et teistpidi kuni Wismari tänava alguseni suur Püha Barbara kalmistu. Kui suur see kalmistu tegelikult oli, ega me ei tea. Aga kindel on see, et see kalmistu ulatus vähemalt praeguse Kaarli puieste keskjooneli ja oli siit sellel endise Tallinna Panga hoone alal ja ka järgmise maja, kui liikuda edasi Pärnu maantee poole, selle all ja nende hoovides. Kui Ingeri bastionit ehitama hakati 1672. aastal, siis rajati selle ette ka vallikraav. Ja sellest vallikraavist võetud pinnast kasutati sellesama bastioni muldkeha rajamisel ja ühtlasi hävitati selle vallikraavi kaevamisega ka osa Püha Barbara kalmistust. Nii et bastioni muldkehas on väga paljude inimeste luid. Me oleme nüüd omaaegsel kesk- ja varauusaegsel Püha Barbara kalmistul. Ühes kõige kurja kuulutavamas kohas Tallinnas. Miks ma nimetan kalmistut kurja kuulutavaks? Sest on ju nii, et sünd siia ilma on juhuslik, aga surm on reegel. Aga kurja kuulutav on ta sellepärast, et siia kalmistule on aastasadade jooksul maetud väga paljude inimeste luud, kes lahkusid siit ilmast liiga vara. Ehk siis erinevate taudide, sealhulgas ka katkuohvreid. Seda kalmistut on 20 aasta jooksul arheoloogiliselt uuritud aastatest 1988 kuni 2008. Ja läbi on uuritud sellest päris suur ala, 1000 ruutmeetrit. Ning selle kalmistult läbi uuritud osast on leitud ligi 5700 inimese luud. Nendest siis on umbes pooled maetud kuude ühishauda ja ülejäänud siis üksikhaudadesse. Üksikhaudadesse aga on tuhatkond matust siis peale matmistega lõhutud. Esimesed ühishauad, mis siit leiti, pärinesid siis 17. sajandi algusest 1603. aasta katku
puhangu ajast. Kõige suuremasse nendest oli maetud 476 inimest. Miks on ühishauad just arheoloogidele, ajaloolastele huvitavad? Põhjus on selles, et hetk on peatunud. Nimelt inimesed on tõenäoliselt korjatud üles linna tänavatelt. Seetõttu on nii mõnelgi kaasas mündid, on matuste juurest saadud 8 kuni 28 mündini, mis pärinevad põhiliselt Rootsi aja siis 16. sajandi lõpust ja olid siis nendel inimestel kaasas, kui nad viimast korda oma kodust välja tulid, olid siis kas rahakotis või taskus. Kuna riided ja rahakotid on kõdunenud, siis me seda täpselt ei tea, kuidas nad neid kaasas kandsid. Ja muidugi me peame arvestama ka sellega, et selline lihtsalt inimeste hauku viskamine oli nendele lahkunutele suureks häbiks, et nad ei olnud saanud viimast jumalarmu ega saanud ka kristlikult maetud. Teine suur katkuepideemia, mis Tallinnat laastas, oli siis 1710–1712 aasta katk. Me teame, et 1708. aastal elas Tallinnas koos eeslinnadega umbes 10 000 inimest. Nendest circa 5200 siis siselinnas või linnamüüriga piiratud alal ja 4100 eeslinnades. Kui palju oli elanikke katkuepideemia puhkedes 11. augustil 1710? Me ei tea. Me teame, et pärast katku lõppu võeti ohvrite arv kokku ja saadi natukene üle 5600 siis katku surnu. Ja arvatakse, et umbes sama palju jäi siis linna ka elanikke alles. Et need arvud natukene omavahel võib-olla ei klapi, aga asi on nimelt selles, et linna tuli ka inimesi maalt, kes põgenesid nälja ja katku ja lähenevate Vene vägede eest. Ja loomulikult linna tulid elama ka eeslinnade elanikud, sest eeslinnad enne Vene vägede saabumist siia Tallinna alla põletati maha. Nii et me võime ette kujutada, et linnas, linnamüüriga piiratud alal oli 2 korda rohkem elanikke kui tavaliselt. Niigi oli seal kitsas. Ja nüüd inimesed selle katkuepideemia ajal elasid veel eriti tihedalt koos. See oli loomulikult katkule andis ainult hoogu juurde. Nagu ma mainisin, et katku haudades leiti luustike juurest münte. Siin näetegi 16. sajandist pärit Rootsi ööre, millest viimane oli löödud aastal 1598. Miks need mündid inimestega kaasas olid? On ju selge, et katku nakatunud keegi puutuma ei hakka. Nii et keegi ei hakanud nende taskutes sobrama ja nii jäidki need mündid siis inimestega kaasa. Ja tänu sellele me teame, kui suur oli see rahasumma, mida inimesed tavaliselt välja minnes kaasa võtsid.